Tere tulemast siis Lodi Suur-Sumepardale. Mina olen siis Priit, mina olen täna kapteni ametis. Ja mina olen siis üks nende, kes selle lodja valmis ka ehitas. Et see uus suur lodi sõidab nüüd esimest aastat alles. Et selle lodja me lasime vette eelmise aasta kevadel ja siis sõitma hakkasime eelmise aasta sügisel. Et see on siis jah, maailma kõige suurem ja uuem lodi. Et teine lodi Jõmmu, mis oli pikka aega ainukene lodi maailmas, on juba 20. hooaega sõitmas. Et see Jõmmu siis pidi jah päris kaua ootama, enne kui ta endale selle suurema ja noorema õe sai. Et nii suurt teist puulaeva ei olegi peale teist maailmasõda siin Balti riikides ühtegi ehitatud. Ja ehitusega me tegelikult alustasime juba päris ammu, või see plaan meil oli koos Jõmmu ehitamisega juba, et me lisaks Jõmmule ehitame ka siis ühe suure 2 mastiga lodja. Et need 2 pikka palki siin kahel pool laeva katuse ääres on tegelikult mastid. Et kui me Peipsi peal käime, siis me tõstame need püsti ja paneme purjed külge. Kui te pärast sinna alla korrusele lähete sööma, siis näete, seal on mõned pildid ka sellest purjetavast lodjast. Aga jah, esimesed materjalid me varusime juba 2004 aastal selle lodja ehitamiseks. Siis rohkem kui 20 aastat tagasi. Aga kuna siis seda uut lodjakoda ei tulnud, siis me panime selle plaani mõneks ajaks seisma. Tegutsesime siin selles vanas ajutises lodjakojas, võib-olla keegi mäletab. Ja siis selle laeva kiilupuud ja need Kiilsoni ja Täävid või siin põhilised need suuremad, pikemad palgid võtsime 2010 aastal maha. Ja 2013 aastal oli esimene nii-öelda algus, kui panime kiilupuu ja siis Täävid, need 2 kõige jämedamad palki sinna laeva otstesse panime juba paika ja lootsime, et saame hakata ehitama. Aga siis selgus, et selles vanas ajutises lodjakojas me ei saa ikkagi seda laeva valmis ehitada. Ja siis me panime selle nii-öelda mõneks ajaks pausi peale selle ehituse. Ja siis 2022, kui 2020 sai see suur uus hoonete kompleks valmis. Aga siis mäletatavasti oli see koroonaaeg, kui olid turismiettevõtjatel keerulised ajad.
oli tegemist ellujäämisega, et ei olnud raha, mille eest siis seda ehitust alustada. Et siis 2022 oli siis lõpuks selline aeg, kui meil oli maja valmis, meil oli see nii-öelda koroonaaeg üle elatud ja olid materjalid ka kõik olemas, et siis oligi 2 aastat oli niisugust kõva tihedat ehitust, kui 10 meest iga päev siin Lodjakojas ehitasid seda laeva. Ja siis 2004 aastal siis Polbri õhtul saigi lodi vette. Et mõlemad lodjad on samal päeval vette lastud, aga üks lodi teisest siis 18 aastat hiljem. Aga noh, laevatüüp tegelikult selliseid lotju siin hakati juba ehitama 600-700 aastat tagasi. See on päris vana tüüp ja Tartu linn ja Tartu Ülikool ja paljuski tekkiski tänu sellele lodjaliiklusele, mis Tartu ja Pihkva vahel oli kunagi. Ja lotjade hiilge ajal räägitakse isegi 500 lotja oli siin sõitmas Emajõel ja Peipsil. Tsaariaja lõpust on veel võimalik neid pilte näha, kus oli 200 lotja või isegi rohkem seal Kivisillast allpool kalda ääres seismas, kaupu laadimas. Aga jah, siis peale neid suuri sõdasid, kus neid laevu kasutati ka dessantlaevadena või nii-öelda vaenlase nii-öelda üllatamiseks, siis hävitati neid sellepärast, et vastaspooli saaks neid kasutada nii-öelda dessantlaevadena. Ja muidugi tulid juba raudteed, mis hakkasid konkurentsi pakkuma laevaliiklusele ja aurulaevad, moodsamad laevad hakkasid sõitma ja muidugi Luun ja sild ehitati ka Tartust allapoole. Et kui enne seda sai nagu purjelaevaga tulla Peipsist kuni Tartuni välja, siis peale Luun ja silla ehitamist enam purjelaevad Tartuni ei saanudki sõita, et silla alt ei mahtunud läbi. Sellepärast meie praegu ka ei saa maste püsti panna, et siin on sillad ja elektriliinid ees, kui me linna vahel sõidame. Aga kes tahab tulla purjetamist proovima, siis järgmise aasta suvel me oleme ilmselt terve juunikuu ja võib-olla ka pool augustit seal Peipsi peal purjetamas selle lodjaga, et siis tulge uuesti sõitma. Aga ma ei teagi, ma lühidalt praegu äkki rohkem ei räägikski, et äkki meil on juba sõiduaeg juba ka pihta hakanud, et eks siis kui on midagi küsida, siis saab sõidu ajal ka veel edasi rääkida. Jah. Kas sellest räägiksite natuke? No võime rääkida küll, et tegelikult selle laeva juures ja Lodjaseltsi juures on paljud asjad alles 3. katsel õnneks läinud. Et selle Lodjakoja saime alles 3. katsel ehitatud. Siis selle laeva kiilupuu me saime alles 3. katsel nagu selle õige, mis me siis lõpuks siia laeva külge panime. Ja tegelikult nime saime ka alles 3. katsel valitud.
et meil kõigepealt oli jah nimekonkurss, kus tuli ka vist üle 500 nime nii-öelda variandi, mille hulgast me siis hakkasime valima ja siis lõpuks valiti üks nimi välja, mida vist laiem üldsus üldse ei teagi, kuna siin noortele lodjameestele... Kas Tõmmu ei olnud või? Ei olnud. Tähendab, ta oli jah, Tõmmu Loori oli esimene nimi, mis tegelikult nimekonkursi tulemusena valiti, aga siis noored lodjamehed ütlesid, et neile üldse see nimi ei meeldi ja see on Jõmmule liiga sarnane ja nemad ei ole nõus sellise nimega. Nemad ei tule selle laevaga sõitma, kui siuke nimi on. Siis oli kiiresti vaja otsustada, et mis siis saab, mis me nimeks paneme. Siis me järgmine variant oli siin Kristiina Ehini abiga välja valitud see nimi Huik. Aga see jälle ei meeldinud vanematele ja vene keelt oskavatele nii-öelda laevaehitajatele. Siis lõpuks siin pakuti välja nimi see Suur Sume, mis siis nagu tundus, et kõigile kõige rohkem meeldis ja siis me vaatasime, et las see olla see ka siis 3. katsel siis ja tundub, et see nimi sobib väga hästi, et laev liigub väga sumedalt ja väga mõnusad sumedad ilmad on siin alati olnud, kui meil laevasõidud on. Tahtsin lisada, meil on hea olla sume pardal, me oleme ka 10 aastat tagasi selle Jõmmuga sõitnud ja nüüd on hea meel, et teist korda nüüd oleme selle uue lodja peal ka. Ja veel tahtsin öelda, et Tartumaa kurtide ühing, et see Suur Sume nime nagu pandi, see on nagu hästi tore hea meel, ja Tartumaa kurtide ühing saab nüüd siin lõbusalt ja mõnusalt aega veeta kurtide päeval. Ja mõnusat lodjareisi meile. Jah, ilusat reisi kõigile. Kas see läheb külla?
Ada ragu. Kayak
olen tagurpidi.
Silmade peal. Mul üks tüdrukas on nii tüütu. Ei, ütle veel. Tüpab ka lõpus. Päike paistab näkku. Oota, Rikki. Või kui sa, Rikki, kui sa lähed maale, siis mine sinna maa peale. Tartu, kurtu, kudupi, leikevad, ja, oota, leikevad, häkvite, ja, oota, nüüd, ja, kurtu,